kui siin hommikul alustasime sellega, et milline oli pilk 15 aastat tagasi, siis mul paluti püüda heita mingi pilk umbes 15 aastat edasi. Siis ma haaraks kinni veel sellest kahest sõnast, mida võeti kolmest sõnast, mida Evelin Sepp siin ennem ütles, et meil saavad olema varsti targad inimesed, kes teevad tarka tööd ja teenivad tarka raha. Aga ma võib-olla prooviks rääkida sellest, et kuidas need targad inimesed äkki võiksid liikuda, aga ma natukene oma ettekande pealkirja muutsin täiesti teadlikult. Et need on võib-olla natukene uitmõtted, et siin päris selget kindlust võib-olla selles mõttes meil täna isekäik ei ole. Ennustamine teatavasti hästi tänamatu töö, tavaliselt vähemalt. Sama hästi võiks praegu visata pulli kirja või vaadata kohvikapsu pealt, võib-olla saaksid isegi mitte halvemaid tulemusi kui praegu. Mõningad trendid on meil tegelikult nagu olemas. Ja teine asi, mis ennustamist alati puudutab, on see, et kui kaugele siis nagu võiks vaadata. Et see oleneb natukene, ma arvan, ennustamist, et tark oleks vaadata nii kaugele, et siis enam ei pea vastutama, et mitte keegi ei tule su käest küsima, kuulda, miks nii läinud, aga sellest natukene kogu aeg. Miks ennustamine on tänamatu töös? Ma arvan, et üks pilt on siin, mis seda natukene iseloomustab. See on ühest ajakirjast, mis ilmus 1925. aastal augustis, Popular Science Monthly, ja siin prooviti siis ennustada tuleviku sellist linna ja tema liikumist aastal 1950. Kui hakata mõtlema, see on 25 aasta perspektiiv, ei ole väga pikk perspektiiv. Aga kui vaadata, siis mõned asjad on sellised üsna, võib-olla isegi omapärased, mõned on sellised, mis meil tõesti on olemas ja siis mõned asjad võib-olla natukene ajavad naeru. Et ma loodan, et minu käest keegi otse küsima ei hakka, miks pärast on nii või kuidas need asjad olema saab. Aga mõned tendentsid on ju tegelikult sellised, mis otseselt näiteks inseneridest ei sõltu. Ja need on sellised natukene ülemaailmsed, üsna palju üle-euroopalised ja kindlasti ka need, mis puudutavad Eestit, eriti siin mõningate viimaste uudiste või teadasaamiste valguses. Üks asi on see, et me jääme vanemaks, päris selge. Sellise asjaga peaks varatamatult vist arvestama. Ja teine asi, kui siin oli vist eelmisel nädalal, kui Statistikaamet andis ühe uue rahvastikuprognoosi Eesti kohta, mis kõlas üsna pehmelt öeldes pessimistlikult, 10% rahvastust väheneb ja tegelikult vist oli ainult 2 piirkonda, Tallinna ja Tartu, mis tegelikult kasvasid, ülejäänud kõik kahanesid, siis tähendab seda, et me riik tõmbub teatavate punktide ümber kokku, toimub selline linnastumine, elanikkonna arvu tervikliku languse kõrval tekivad sellised suuremad keskused, kus siis see liikumine on kuidagi ikkagi vaja nagu tagada, aga küsimus, kuidas seda peaks tegema. Ma julgen arvata tegelikult, et väga palju just selliseks, et milliseks selline regioon kujuneb, kus siis Eestis rohkem hakatakse elama, kus töötama ja sõltub väga palju sellest, kuidas me tööle pääseme, kuidas me kooli jõuame, kus on need kauplused, kus me siis oma esmatarbe kaupa ostame. Kui mõnikümmend aastat tagasi loodeti väga selline, et kaugtöö võiks muutuda tegelikult väga atraktiivselt, siis natukene see niimoodi on ka juhtunud, aga samal ajal nii Põhjamaades kui ka näiteks mõningad meil endal tehtud sellised analüüsid näitavad seda, et sõltumata sellest, mida inimesed teevad, tegelikult nende liikumisele kulub aeg päevas tegelikult. Ja olulisel määral muutub, küsimus on üksikutes minutites, isegi mitte suuremas ajas, et see on päris pika aja vältel tegelikult. Nüüd üks teine selline asi, mis meil tegelikult on juba mõnes mõttes nagu paigas, on see, et võib öelda seda, et sellised autod, mis meil täna on olemas, me rääkisime täna ka erinevatest asjadest, on suures osas olemas ka 15 aasta pärast. Kui täna on Eesti keskmine sõiduauto vanus, mis inimestel või ettevõtetel on olemas, on juba ligemale 15 aastat, siis võib öelda, et umbes pooled nendest on tõenäoliselt sõidus ka järgmised 15 aastat. Teiste sõnadega, selline tehnoloogia, mida me täna oleme tegelikult mõnes mõttes omandanud, need, kellel autol on suhteliselt uued või ka mitte nii väga uued enam, tegelikult suures osas paratamatult kahjuks peab paika ka veel lähema 50 ja võib-olla isegi 15 ja natukene rohkem aja vältel. Kui ennem oli juttu sellest, et õnnetud inimesed, kes diisli ostsid, siis mis me nendega ikka teeme. Palju muutusid, et tegelikult praegu võimalik ei ole. Mõned asjad veel. On olemas mõningad sellised Euroopa poliitikad, natukene ka eelmise ettekande valguses, üks selline Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava konkurentsivõimelise ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas ja seal on ka mõned asjad paigas. Transpordisektori laiendamine, liikuvuse toetamine üheaegselt CO2 heite vähendamisega 60% võrra, üks Euroopa Liidu eesmärk, mitmeliigiline ja tõhus linnade vahelise reisimise ja transpordi põhivõrk, ülemaaegselt võrdsed tingimused pikamareisid ja mandrite vaheliste kaubavedude jaoks, keskkonnasäästlik linnatransport ning töökoha ja kodu vahelise liikumise viisid kõlavad tegelikult väga uhkelt. Küsimus on selles, et kuidas neid asju on võimalik realiseerida, mida me selle heaks tegelikult reaalselt teha saame. See, mida meie teha saame, on mõningad otsused, mida me teeme siinsamas. Milline siis on see, milline peaks olema Eesti tulevane transpordipoliitika?
me võime võtta ka mingeid julgeid samme ette või vaatame, mis mujal toimub, millised otsused Brüsselist või kuskilt mujal tulevad, sörgime sabas ja läheme siis nendele järgi. See on üks teema. Üsna värskelt on praegu tegelikult menetluses, kui mitte vastu võetud uus transpordi arengukava, soovitan kõigil soojalt lugeda, kui see kõigile kättesaadavaks saab. Ma arvan, et mõningad viited Eestis toimuvatele trendidele ja võimalike arengutele on seal siiski ära löödud. Teine asi, mis on päris oluline, on loomulikult maksupoliitika Eestis. Kes maksab peale, keda subsideeritakse. Me teame, et täna on olemas mõningad liikumisviisid, ühistransport, mida teatud määral toetatakse ja on mõningad transpordiliigid, kes maksavad peale. Päris ühest selget pilti siin tegelikult ei ole, kes maksab, kes saab, aga päris selge on see, et see on kindlasti üks küsimus, mida lähematel aastatel tuleb vähemalt üle vaadata, kui mitte põhjalikult korrigeerida. Kolmas küsimus, mida tuleb otsustada, on prioriteedid. Keda me eelistame? Ja see sõltub väga palju ka sellest, millised on muud otsused, jälle otseselt mitte transpordisektori otsused tegelikult. On näiteks sellised otsused, kus elavad, kuhu me toome inimesed elama, kus nad õpivad, kus nad töötavad. Viimasel ajal on väga palju räägitud koolireformist näiteks, see seondub tegelikult väga palju sellega, kuidas me inimesi veame. Ja mida, kuhu ja keda ja kui palju on vaja vedada. Ja üks selline neljas punkt veel, mida võiks nimetada IT-s, lühendame selle siis lahti nii-öelda või pikendame lahti, intelligentsed transpordisüsteemid. Tänapäeva infokommunikatsiooni tehnoloogilised vahendid annavad tegelikult üsna palju uusi võimalusi, sellest ma mõne sõnaga tahaks ka hiljem rääkida. Eile oli Tehnika kõrgkoolis üks terve päev sellealane konverents, oli päris huvitav arutelu selle teema, mida ja mismoodi võiks tegelikult just nimelt see infotehnoloogia sektor transporti toetada. Küsimus eelkõige sellest, kas Eesti oskab olla innovatiivne. Meil on hea maine, nagu enne räägitud, meil on hea e-riigi maine, aga samas oli vist ka eelmisel nädalal vist üks informatsioon selle kohta, et 28 Euroopa liikmesriigi hulgas on Eesti pingereas vist 13, mis on üsna keskpärane samal ajal tegelikult. Kas me suudame tegelikult seda head mainet tegelikult realiseerida ka heades otsustes ja heades tulemustes? Ja nüüd mõned asjad, mis tegelikult mõnes mõttes inseneridest jälle sõltuvad, innovatsioon transpordis. Millised on uued sõidukid, milline on uus tee ja milline on siis uus juht või uus sõitja, kes selles uues sõidukis nagu sõidab, sellest tahaks mõne sõnaga näiteks ideid tuua. No mõned ideed, mis on välja toodud, on tegelikult väga globaalsed või mõned isegi uskumatud. Samas jälle, nagu öelda, et ei tea, kui kaugele sellised asjad tulevad. Elon Musk on pakkunud välja sellise täiesti universaalse ja unikaalse transpordiliigi, mida ta nimetab Hyperloopiks, mis suudaks reisijaid vedada seal enam kui 1000 kilomeetrit tunnis, nagu ülihelikiirusega lennukitele juba variant. Samas ütleb Fox Newsi uudis näiteks, et Hyperloop pole vaid unistus, see on reaalne tehnoloogiline arendus, mine tea, võib-olla. Magnetirongid, ehk siis magnethõljukrongid. Juba täna sõidavad Shanghais, Jaapanis, Lõuna-Korea ehitab selliseid ronge, kiirus võib olla kuni 500 kilomeetrit tunnis ja kui me Eestis mõtleme, et kas me suudame kuidagi jõuda 120-ni, võib-olla ka 160-ni niimoodi. Ütleme, et kiirused ei ole päris need samad, millest me täna räägime. Mis on päris kindlalt tulemas ja millest kindlasti päris paljud on kuulnud, on niinimetatud targad autod. Targal inimesel, kes teeb tarka tööd, kõlbaks tark auto minu meelest küll. Üks asi, mis kindlasti puudutab linnatransporti, on see, et ma kardan, et linnas muutuvad autod palju väiksemaks, nii suuri autosid linnas tegelikult pidada, nagu meil täna on, ja kindlasti nad muutuvad ka palju targemaks. Ja selle osas on ka olemas tegelikult päris konkreetsed arendused, mida mitmed suured autotootjad, näiteks BMW ja Nissan siin toodavad või arendavad tegelikult, mõnes mõttes on nad juba turule tulnud. Autod, mis näevad siis ette taha üles alla võib-olla veel kuhugi ja mis võtavad tegelikult teatud määral üle juhi funktsioon. Niimetatud targad autod. Ei ole vist päris tundmatu fakt ka see tegelikult, et täna juba katsetatakse reaalselt isesõitvaid autosid. Google'i üks selline juhtiv arendus, mis kasutab siis Lexusi, mis on sõitnud juba peaaegu 1 miljon kilomeetrit Ameerika Ühendriikides. Ja tegelikult tehnoloogiliselt on ju need seadmed, mis võimaldaksid tegelikult autol muutuda üsna targaks reaalselt käeulatused. Küsimus jälle, mismoodi, kes neid peaks hakkama rakendama. Eilsel konverentsil tekkiski küsimus, et me peaks ootama, kuni siis juhtivad autotootjaid hakkavad selliseid asju meil tooma, siis me peaks hakkama mõtlema, kuidas nad neile teedele sõitma panna või me peaks siis selles osas ise midagi äkki välja mõtlema. Paar asja, mida ma julgen arvata, mis nende
võimalike arenduste valguses tunduvad reaalselt, on see, et tegelikult ma kardan, et tulevikus see vajadus omada iseenda autot väheneb päris olulisel määral. Milleks omada enda autot, kui ma võin kasutada seda mugavalt, kiiresti, soodsalt ja aega nagu enda oma, aga ma ei pea mõningat muret tema pärast nägema. Mulle tundub, et auto roll sellise, ma ei tea, kas teise, kolmanda pereliikmena, nagu ta on Eestis natukene vahepeal siin omaks saanud, vist hakkab natukene nagu muutuma. Ja teine ilmne asi, mis võib juhtuda, on see, et mulle tundub, et päris olulisel määral hakkab muutuma mõiste ühissõiduk, tema lahenduse ja tema roll. Ma ei tea, kas me saamegi tulevikus rääkida enam ühissõidukist või on see siis individuaalne ühissõiduk või on see ühine individuaalsõiduk või midagi taolist. Ma isegi ei tea, mis oleks see õige mõiste, aga tõenäoliselt on see, et selline tavapärase traditsioonilise ühistranspordi ja eratranspordi selline vahekord hakkab teineteisele lähenema ja need asjad hakkavad natuke teatud määral kokku saama. Kui ise ei oska kõiki tulevikupilte näha, siis tasub vaadata, mida teised on pakkunud. Norrakad on teinud päris huvitavaid asju ja Norra prognoosi järgi võib öelda seda, et 2020. aastaks, see ei olegi enam nii mägede tagasi, kõige rohkem kui 5 aastat, maksimaalselt 73% uutest müüdavatest autodest väidetavalt on tavapärase mootoriga, kas siis bensiin või diisel. 2030. aastaks langeb selliste autode osakaal Norra prognoosi kohaselt 41%-ni, 2040. aastal jääb see alla 8%. Ja hübriidautode osakaal müüdavatest sõidukid 2020. aastal oleks siis kuni 25% ja kuni 35% aastal 2030. Ja siin ennem oli veel juttu sellest, millega ma olen põhimõtteliselt nõus, et tänapäeval me ei oska päris täpselt öelda, milline see tuleviku eraauto kütus täpselt saab olema, siis norrakate prognoosi puhul võiks öelda seda, et vesinikelement või elektriautode osa kasvab üle 50% 2050. aastaks vähemalt Norra prognoosi kohaselt. Siin on ka päris huvitav, norrakad on teinud tegelikult Põhjamaade prognoosi ja vaadanud, mismoodi muutub erinevate transpordiliikide osakaal. Ja sel vasakul-poolsel veerus seal on näha natuke 2009. aasta numbrid sõitja kilomeetrites, ehk siis reisijate vedu. Õhuteid kasutab siis 6%, rongil sõidab 4%, autoga 83%, 2009. aastal laevaga 1% ja bussiga 6% inimestest sõitja kilomeetrites, läbitud kilomeetritest. Ja ennustatakse, et need asjad muutuvad siis niimoodi, et õhutranspordi osakaal kasvab 1,4 korda, rongi osakaal ligemal 1,4 korda, auto osakaal kasvab 1,3 korda, laevadega sõidab peaaegu 1,2 korda rohkem inimesi ja bussiga 1,1, mis tähendab seda, et tervikuna liikumise mahud kasvavad tegelikult päris olulisel määral. Kuid, mis muutub tegelikult nüüd üksikute transpordiliikide osakaal, kuigi autol, nagu näete, on endiselt tegelikult päris suur roll. Ja siis on tehtud veel prognoos kasutatavate kütuste osas kuni aastani 2050 norrakate poolt. Siit on ka näha, mismoodi siis diisli ja bensiinkütuse osakaal on prognoositud langema ja kuidas siis kasvavad tegelikult prognoositult siis teiste kütuseliikide osakaal, hübriidsõidukid, elektriautod ja nii edasi ja nii edasi. Aega on vähe, siis selle jätame ka kodutööd on teil päris palju. Nüüd, see, mida ma tahaks järeldada sellest natukene on see, et nendest asjadest tulenevalt on tõenäoliselt vajadus muuta transpordiga seotuvaid maksupoliitikat, nagu võib enne ütlesin. Ma kardan, et tulevikus makse seostatakse enam keskkonnamõjudega, aga mis on ka oluline asi, et ma kardan, et see maksu kogumise viis peab muutuma lihtsalt, mis moel seda ei toimu, aga see peab toimuma lihtsalt. Kui ma maksan midagi, ma tahaks, et seda raha, mida minu käest võetakse, ma ei peaks ise selle pealt vähemalt väga palju vaeva tegema. Tervikuna võib väita seda, et liikumisnõudlus tervikuna suureneb, ilmselt muutub üksikute liikumisviiside kasutatavus ja nende üksikute liikumisviiside roll, keda, kuhu ja kus tegelikult siis mis määral kasutatakse. Ja see, mida ma juba mainisin korra, tõenäoliselt väheneb vajadus isikliku auto omamise järele, eelkõige seetõttu, et lisandub terve hulk niimetatud paindlikke lahendusi või ka selliseid kiireid rente või selliseid muid analoogseid lahendusi, mis tegelikult mõnedes maailma linnades on juba täna tegelikult täiesti olemas. Samas, kui me vaatame nüüd Eesti pilti, siis ma arvan, et autole tegelikult jääb üsna suur roll ikkagi veel nendes piirkondades, kus asustus tänasega võrreldes hõreneb veelgi või mõte täna juba tegelikult on hõre. Ilmselt lisandub väga palju elektroonseid lahendusi. Kui me juba vaatame seda autot, mis oli 5 aastat tagasi ja kui lähete ostate seda poest ja näete, et auto tegelikult on väga palju funktsiooni juhib mõnes mõttes
üle võtmas. Kas meil on olemas tegelikult sama targad teed või millised targad autod saavad olema. Ja mida tähendab siis sellisel juhul tegelikult nagu tark juht? Võib-olla, et tark juht ei olegi enam inimene, võib-olla see on hoopis midagi muud teha. Sellest tulenevalt mulle tundub, et üks asi, millele peaks päris tõsiselt hakkama mõtlema, on see, et kuidas sellised uued, innovatiivsed ja väga palju IT-põhised lahendused, mida need toovad kaasa meie infrastruktuuri vajaduse järgi. Kas meil on tegelikult vajadus ehitada samasuguseid teid, nagu me ehitame täna? Täna on suuresti teede ehituse loogika või teede projekteerimise loogika seonduv või tuleneb teatud määra sellist inimliku reaktsiooni puudujääkidest. Teatavasti inimene ei ole võimeline väga kiiresti reageerima paljudele ootamatutele sündmustele, mis põhjustavad teatavaid õnnetusi. Kui meil on olemas väga palju tarku lahendusi, võib-olla see asjaolu omandab natukene teistsuguse kaalu. Samas, nagu ma ütlesin, ilmne tendents on see, et tegelikult see autode väljavahetamise protsess ei toimu väga kiiresti. Ja pigem on tegemist ikkagi nagu protsessiga, mitte mingi taolise nähtusega, kus ma ütlen, et 10 aasta pärast on autol absoluutselt teistsugune. See on vähe tõenäoline. Üks kindel trend, mis leiab aset, on see, et inimese hind kui selline. Natukene võib raskem seda kommenteerida, aga inimese väärtus, inimelu väärtus kindlasti kasvab. Ja väga paljud uued innovatiivsed lahendused tegelikult võimaldavad üsna palju ära teha just nimetatud ohutuse valdkonnas. Teiste sõnadega säästa rohkem inimelusid või vähemalt panustada sellesse, et transpordisüsteemis inimesed ei hukkuks. Üks oluline trend jälle, mis kipub olema tõene, on see, et nagu öeldakse, time is money, ajaväärtus on suur. Samas on päris selge, et kui me ise räägime praegu tavalisest maanteetranspordist ja nendest samadest trendidest, neid läheme 15 või 25 aasta jooksul, siis puhtalt maanteesõidukite, autode kiirust olulisel määral tegelikult tõsta ei ole võimalik. Me mõtlesime, võime rääkida või ka raudteedest või võimalikest täiesti uutest innovatiivsetest lahendustest, kus kiiruse suurendamine on väga olulisel määral võimalik. Sisuliselt auto liikumise kiirust maanteed me täna olulisel määral suurendada ei saa. Vähemalt tänaste seoste järgi, mis valitsevad nii autod kui eelkõige siis seda taristut, kus autod liiguvad. Ja seetõttu mulle tundub, et väga oluliseks või tänasest tunduvalt oluliseks muutub tegelikult see ajakulu komponent, mis otseselt ei ole seotud sõiduga, vaid see, mis puudutab ootamist, ümberistumise, kõiki taolisi variante. Need osad. Ja see, millele ma korra juba vihjasin, on see, et tõenäoliselt muutub ühissõiduki roll kui selline. See on üldse ühissõiduk. Mis asi on individuaalne ühissõiduk või siis ühisindividuaalsõiduk, nagu ma ütlesin, mingisugused taolised paindlikke lahendusi. Need on mõnedes isegi, vaatame natuke põhja poole, kas Soomes on tõsiselt arutamisel, milline on siis sellised uued lahendused tegelikult nagu ühistranspordis. Üks kindel asi, mida on vaja olulisel määral muutub tegelikult informatsiooni roll. Vajadus koguda informatsiooni selle üle, mis liiklussüsteemis tegelikult toimub, seda töödelda ja kuidas seda edastada tarbijale, samuti ka selle kogumise viisid. Eilsel seminaril Tehnika kõrgkoolis räägiti üsna palju sellest, et me tegelikult kogume täna tohutus koguses juba informatsiooni. Ainuke asi, et me ei oska seda sisuliselt ära kasutada ja selline huvitav järeldus, mis eilses seminaris tekkiski, ongi see, et ühelt poolt öeldakse, et tulge ja võtke seda informatsiooni. Aga keegi ei tea, mis sellega täpselt nagu peale hakkab. Me kogume täna tegelikult ka teatud määral sellist informatsiooni, mida me isegi ei tea, milleks see vajalik on, aga kuskil kuklas on mingi tunne, mis ütleb, et ilmselt seda kuidagi vaja läheb. Ja see teine punkt, mis siin on päris selge, et energiatarbimise muutus on toimumas ka transpordisektoris, aga nii nagu eelkõnelejagi väitis, et me täna täpselt ei tea, milline see tuleviku energiaallikas siis või vähemalt domineeriv energiaallikas olema saab, kui tõenäoliselt tulevikus ei ole naftas. Nii, ja siis selle kiire jutu lõpetuseks, kohvipaus on ka juba käimas tegelikult. Ma tahaks öelda alati seda, et igasuguste ennustuste puhul on minu meelest tore väide on see, et kõik, midagi ennustavad, teevad seda selleks, et need asjad juhtuks. Ja siis umbes mõne aja pärast võivad siis selendada, miks need asjad tegelikult on selleks ei. Nii.